tere taas kõigile! Täna võtame ette ühe Adria Haagise, et klient soovis siia peale saada päiksepaneele ja üleüldse elektrisüsteemi veidi võimsamaks teha. Esimese sammuna ma võtan ühe paneeli karbist välja, läheb katusele, vähemalt plaan on panna 375 wattist paneeli. Võtan ühe karbisest välja, siis mul saan sellega katusele minna ja on vähe mugavam üle vaadata, kuhu täpselt paneelid lähevad. Enam-vähem on aimdus olemas, aga igaks juhuks kontrollime veel üle. Sai veidi katust puhastatud, veidi läks paremaks. Lõplik otsas on, et siis siia poole tuleb 2 paneeli ja siis üks tuleb siia. Et siis kui kunagi on soov veel, kontroller sai niikuinii võimsam, et kui kunagi on soovi, siis saab näiteks siia veel suure paneeli panna või siis kuhugi siia taha või siia vahele või siia igal pool mahub veel väiksemaid ka. Järgmiste sammudena ma siis valmistan paneeli ette, teen sinna paar kaabliauku, paar nipukauku, et saaks päiksepaneeli kaableid viisakamalt vedada. Siis panen paneeli jalad külge. Paneeli jalad on vaja veel enne korra üle lihtida ja kruntida, et nad liimi paremini vastu võtaks. Nende jalgade ümber teibi, et kui pärast liimimiseks läheb, siis jääks see nii-öelda lõpptulemus veidi ilusam. Ja siis tõstame juba paneelid katusel tagasi ja eks ma siis räägin jälle, kas, kus, mida, kellega. Samal ajal kui Rain tegeleb päiksepaneelidega, siis ma hakkan ette valmistama kilbiosa. Et praegu on siin lihtsalt üks aku. Selle aku me vahetame välja 2 liitiumaku vastu. Lisame veel Victroni Multiplussi inverteri. Nüüd kuna sellel Multiplussil on selline võimekus, et ta lülitab automaatselt inverteri pealt pistiku peale. Plaan on teha nii, et kui pistikut ei ole Haagisel sabas, siis on automaatselt läbi inverteri on kõikides siis Haagise pistikutes vool olemas. Ja kui pistik tuleb sappa, siis on lihtsalt otse läbi siis selle küljepistiku on siis Haagise sees pistikutel vool olemas otse küljepistikus, siis et inverterit siis sellisel juhul ei kasutata. Aga kuna see on selline süsteem, kus on 3-süsteemne külmik, mis on 220 pealt, ALDE on ka, millel minu arust on ka 230 sisend, siis selleks, et inverteri hakkaks akude pealt külmikut ja ALDE-t siis töös hoidma, on vaja pisut ringi kaabeldada asju ning on vaja ka pisut see praegune kilp ümber ehitada. Olukorras, kus inverter on sees, on ainult pistikutes vool, aga külmikule vool peale ei tule. Aga kui tuleb Haagisele siis küljepistik sappa, siis läheb kõik nii nagu vanaviisi, et külmik saab 230 voolu ja ALDE samamoodi. Ühesõnaga tuleb selline huvitav väljakutse. No nii, tagasi katusel. Tõstsime juba paneelid õigetesse kohtadesse tagasi ära.
ja ka teipisin ka paneeli jalgade ümbrused ära, et kui ma nüüd liimima hakkan ja see liim siit välja pressib, siis ma saan nii-öelda ilus asja pärast. Et ilma teipideta on jube raske neid silikonitriipe nii-öelda pärast ilusaks saada. Tõstan korra, et paneelid koha pealt veel ära, teen jalad alt puhtaks, lasen veel plastikukrunti peale, teen ka siis nii-öelda katuse nende jalgade kohtadest veel ekstra puhtaks ja siis liim peale, paneelid tagasi peale, vaatan, võib-olla panen mingisugust raskust ka peale ja paika ta lähebki. Saime nüüd lõpuks kõik paneelid liimitud. Seal tagumistel nendel saime akkusi kasutada raskuseks. See ette midagi head enam panna ei olnud, siis panime sellised, millega muidu lage liimime, tugivaiad. Üldse palju survet ei pane, lihtsalt et natukene midagi oleks peal, et natukene kergelt alla surada. Ilmselt homme siis kuhugi sinna tuleb paneelidesse läbiviik, veame karbikud siit ühtede paneelid teiste paneelini ja siis paneme karbikud ära ja siis paneme kaablid ka ära ja kaablitele pistikud otsa ja ühendame kõik omavahel ahelasse, siis ongi vägev äkki. Nii nagu planeeritud, siis ma sain selle, veel kuivab, kaablite läbiviigu paika ja vedasin ka siis karbikud paneelide juurde ära. Ilmselt siit, kui ma tegema seda hakkan, on jube raske aru saada, mis toimub või mida ma omavahel kokku ühendan. Siis ma otsustasin, et ma teen kiire joonise. Ega ma joonista ei ole, aga loodame, et midagi saate aru. Ehk siis joondan ennast samamoodi, nagu siin paneelid on. Peale. Boom. Üks paneel. Seal tulevad miinus pluss johe. Pluss miinus johe. Kaamera toile saanud keeruline. Paneme siia ka pluss miinus. 3 paneeli ja siis, ma ei tea, ütleme, et siin on see läbiviik. Ehk siis plaan on, et läbiviigust miinusjuhtmega lähme siia, sellesse paneeli. Siis ja teeme siis loogilise plussjuhtmega. Lähme möödaste karbikud sellesse paneeli. Ehk siis miinus esimesse, ütleme, et see on esimene, teine, kolmas. Miinus esimesse paneeli pluss viimasesse, kolmandasse paneeli. Siis need paneelid omavahel läheb miinus ja pluss kokku. Ja siis siit peab saama selle kaabli, mida karbikud siis siia. Ehk miinus pluss ja siis siit tuleb miinus ja pluss, mis lähevad alla. Ehk siis midagi keerulist ei ole, natuke aega läheb ja eks ma siis, ma ei tea, panen timelapsi või vaatame, kuidas see kaamerasse ka saab. Kilbiosa on nüüd põhimõtteliselt valmis. Et siia sai siis see inverter, akud
Siis siin on veel, peidus on veel Victroni Smart Shunt, millega saab siis voolu tarbimist ja seda, ühesõnaga ta mõõdab tarbimist. Ja siis ma panin siia kaitsmekarbid, et siin on inverteri kaitse, solari kaitse, siis on kogu Haagise 12 volti süsteemkaitse ja see on väike karp on moverid. Panin veel nullilati ka. Peaasena midagi sellist. Nüüd siis siin on mul, esiteks võiks kogu selle laga kokku koristada, viisakaks teha. Siis ma pean kõik need pollid asjad üle käima dünamomeetriga, et saaks õigele tugevusele pingutatud. Siis peame tegema testid. Inverter on vaja seadistada. Ning kui need asjad on tehtud, siis ma hakkan tegelema 230 voldi kilbiga, kus oli siis see teema, et see külmik oli vaja ringi tõsta. Et selle tarbeks me vedasime väga lihtsalt ja lollilt, vedasime lihtsalt külmikule. Midagi näha. Ühesõnaga vedasime uue kaabli. Siin on üks pistik. Et vahetame lihtsalt kaabli välja ja tõstan siis 230 kilbist tõstan siis niimoodi, et see külmik ei oleks siis inverteri pealt ja siis on ka probleem lahendatud. Nii lihtsalt see käiski, paar pistikut lihtsalt külge ära ühendada ja ma nüüd näitan Victroni äpist teile, eks ma ise ka just vaatasin, et Victroni äpist, et kõik on õigesti, siis siin garaažis näitab praegu, et paneelidest tulev voltage on 13,2. Et vahest harva juhtub ka, et ta näitab mõne 1-2 vatti seda nii-öelda solar võimsust. Aga kui juba volte näitab kontroller, siis on juba positiivne märk. Ja et tegu ei ole mingisuguse anomaaliaga, siis kui ma tuled ära kustutan, siis nagu näha kukuvad voldid päris alla ära. Ma ei tea, ilmselt ta lõpuks jõuab nulli, aga mis me siin ikka ootame. Tuleb põlema kohe pinge tagasi. Ehk siis paneelid on ühendatud, pistikud on küljes, kõik on õigesti. Ja nüüd ma siis panen need kaablid sinna karbikusse mingisuguse liimitäpiga kinni, natuke asjad viisakamaks, karbikutele ka need peale ja siis vean kogu selle kola, mis mul seal katusel on, alla tagasi ja teeme katuse puhtaks ja sisuliselt ongi seal kõik. Saime need lõpuks asja valmis, Haagis õue aetud ja ma ei tea, näitame veel siis viimast korda, mis kõik tehtud sai. Et ma ei tea, Siim räägi, mis tegid? Nii, mis me tegime? Ühesõnaga enne oli siin lihtsalt tavaline Haagise elektrisüsteem. Üks aku, päikest ei olnud, inverterit ei olnud, midagi ei olnud. Võtsime vana aku ära, panime 2 liitiumakut. Kui akut said tehtud, siis paigaldasime inverteri, mis on siis Victroni Multiplus inverteri laadija. Teeb 230 voolu, kui ka siis laeb akusid, kui siis Haagisel on küljepistik sabas. Siis me paigaldasime veel shundi, mis on siis tarbimise
tarbimise jälgimiseks, mõõtmiseks. Siis, kuna siin ennem ei olnud, siis me tegime väikse sellise kaitsmekarpide osakonna null ja samas ka massilati, et saaks kõik need asjad ära toita normaalselt. Ennem oli lihtsalt akule keeratud kõik peale. Tegime selle viisakamaks ning viimase asjana siis paigaldasime ka päiksepaneelid koos siis päiksepaneeli kontrolleriga. See kontroller on seal all taga nüüd peidus. Jah, olgu. Ütleme, et see on seal. Et puhtalt ruumi kasutuse mõttes see sinna alla ära peidetud. Ja põhimõtteliselt sellega ka asjad lõpevad. Pan jalad jalga. Ega katusel ka väga jalad jalga. Ega katusel väga midagi muutunud ei ole viimasest näitamisest. Et kõik on täpselt nii, nagu olema peab. Vaatame palju siin. Näitan täiesti vastasse kohta 3 paneeli. Kõik on 175 võtsid, kokku 525 vatti. Praegu silmaga näitas vist, et tuleb umbes 10-15 vatti laadimist. Eks akud on täis ka, muidu sellise pilve silmaga võiks eeldada, et vähemalt 10% äkki tuleb. Ideaalse päikseli silmaga 60-70% ilmselt sellest kogu võimsusest jõuab nii-öelda akusse. Aga jah, sellega me video lõpeb. Ei tea, millal välja tuleb, võib-olla on sellest aagisest juba video olemas, võib-olla mitte, võib-olla millestki muust. Ehk siis andke taas kord märku kommentaarides, mis meeldib, mis mitte, mida veel näha tahaks. Kuna alles esimesed videod, siis igasugune tagasiside oleks super. Tšau, paka!